Pärsia lahe juurde. Ameerika lähimad Araabia liitlased lahe piirkonnas on Washingtoni suhtes üha enam pettunud ja mõned isegi kahtlevad USA vägede majutamise väärtuses. Washington Posti andmetel Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Kuveit ja Bahrein on kõik mures president Trumpi ettearvamatu lähenemise pärast sõjale Iraaniga. Trump on korduvalt ähvardanud olukorra eskaleerumisega, seejärel on ta läbirääkimiste edenedes tagasi tõmbunud. Samal ajal tabavad Pärsia lahe riike Iraani raketid ja droonid ning nad maksavad konflikti eest majanduslikku hinda. Nii et, kui palju see kahjustab usaldust Ameerika vastu ja kas Pärsia lahe riigid võivad hakata otsima teisi julgeolekupartnereid? Meiega liitub selle teema lahkamiseks Ahmed Kusai. Ta on poliitiline konsultant, kes elab Bahreinis Manamas. Ahmed, mind tõesti huvitab sinu arvamus selle kohta. Ilmselgelt oleme näinud järjest rohkem teateid, et Pärsia lahe Araabia riigid on väga mures Ameerika Ühendriikide kui partneri usaldusväärsuse pärast. Kui tõsiseks sa seda kriisi pead? Ja kas me näeme olukorda, kus Pärsia lahe riigid hakkavad lihtsalt otsima teisi partnereid selles piirkonnas? Ma ei ole kindel, kui usaldusväärsed need allikad on. Viimasel ajal oleme näinud palju selliseid teateid nii Reutersilt, New York Timesilt kui ka teistelt meediakanalitelt, millest enamiku on Pärsia lahe ametnikud ümber lükanud. See on üks pool. Teiselt poolt, jah, Pärsia lahe riigid on mures, see on kindel. Me oleme sõja keskel, mida me ise ei soovinud, kuid peame leidma sellest väljapääsu. Majandus on saanud tugevalt mõjutada. Mitte küll nii palju kui Iraani oma, aga meil on siiski tõsiseid muresid. Kui mitte sellepärast, mis varem juhtus, siis sellepärast, mida ees ootavad päevad võivad tuua. Tead, mind huvitab kuulda, mida avalikkus koha peal räägib. Sa oled ilmselgelt Bahreinis, riigis, mida on sihtinud Iraani raketid ja droonid. Mida soovib avalikkus järgmisena näha juhtumas? Kõik räägivad lõppmängust. Tänane ebaselgus enamiku inimeste jaoks on, mis on lõppmäng. Kas Ameerika Ühendriigid kavatsevad jätkata ja lõpetada selle, mida nad alustasid? Või jätavad nad selle pooleli, nagu me praegu elame? Enamik inimesi nimetab seda puhastustuleks, kus keegi ei tea, kummal poolel nad on, kas see on rahu või sõda. See tekitab inimestes põhimõtteliselt ebakindlust ja nagu sa varem mainisid, ei ole ka ametnikud kindlad, mis pole hea ei majandusele ega piirkonna julgeolekule. Ma tahaksin rääkida sellest, mis võiks potentsiaalselt juhtuda, kui Pärsia lahe riigid otsustavad liituda teiste riikidega ja eemalduda Ameerika Ühendriikidest. Millised riigid oleksid järgmised, keda peetakse parimateks partneriteks? Me oleme näinud viimase nädala jooksul põhimõtteliselt 2 liidu või alliansi kujunemist. Üks neist keskendub merendusjulgeolekule. Teine oli Saudi Araabia, Türgi ja Pakistani vahel. See on lihtsalt jätkuks teistele moodustatud liitudele. Loomulikult, kui me vaatame neid kui eraldiseisvaid liite, oleks vahe märkimisväärne. Aga kui me vaatame seda kui osa suuremast pildist, siis see ei tee nii suurt vahet. Pigem on see lihtsalt piirkonna korralduste ja ümberkorralduste küsimus. Nüüd, kuidas see välja kujuneb lähiajal muidugi? Ma mõtlen kohe pärast riikliku julgeoleku dokumendi avaldamist eelmisel aastal, detsembris, kui ma õigesti mäletan. Asjad hakkasid muutuma. Ameerika Ühendriigid räägivad oma kohaloleku ja baaside vähendamisest piirkonnas, eriti siin Lähis-Idas. Lähiriigid otsisid juba varem teisi liitlasi, sealhulgas Venemaad ja Hiinat. See on lihtsalt jätk sellele, kuidas see rollijaotus toimus. Ja loomulikult areneb see järgmiste aastate jooksul edasi. See on üks asi. Mis puudutab Ameerika Ühendriike, siis ma ei näe, et see juhtuks. Ameerika Ühendriigid on endiselt meie peamine liitlane siin Pärsia lahe piirkonnas. Õige. Teate, ma arvan, et praegu on selles piirkonnas nii palju küsimusi selle kohta, mis edasi saab. Mind huvitab kuulda, kuidas suhtumine Iisraeli on selle sõja jooksul võib-olla muutunud, eriti just Pärsia lahe Araabia riikide juhtide seas. Kindlasti on näha lõhed, kuid me teate paljudest raportitest ja Iisraeli ametnike kommentaaridest, et on toimunud kaitsealast koostööd. Enne sõda oli, kas meile see meeldib või mitte, Iisrael muidugi moslemi ja Araabia maailmas avalik vaenlane number 1. Pärast sõda, ja me oleme seda siin sellel kanalil koos sinuga arutanud.
sõja ajal juba esimesel nädalal tõusis Iraan nende Araabia ja moslemiriikide silmis Iisraelist suuremaks vaenlaseks. Iraan ründas sõja esimese 2 nädala jooksul otseselt või kaudselt peaaegu 13 riiki selles piirkonnas. See põhimõtteliselt alandas Iisraeli positsiooni esikohalt teisele kohale ning Iraanist sai number 1. Nüüd aga, et see võtaks parema suuna ja aitaks tulevikku paremini kujundada. Ma arvan, et see on ühelt poolt iisraellaste kätes ja teiselt poolt Araabia liidrite kätes. Nende ülesanne on seda edasi viia. Pingete vähendamine Palestiina aladel aitab sellele kaasa. Kuid samuti jõuame tagasi peamise punktini. Nimelt, et see on saavutatav. See on üsna ebatõenäoline. Paljud inimesed on selle suhtes skeptilised, aga mina suhtun sellesse positiivselt.